kui ma nüüd ütlen niimoodi nagu karmilt välja, siis võib-olla sa jätad desperate mulje. Jah, selles osas ta ei olnud läbipaistev, et ta ei öelnud sulle, et tead, ma tegelikult räägin veel ühe teise inimesega ka. Kas tal oli see kohustus seda öelda? Olla edasi inimesega hotellitoas, kelle naine on sulle just kirjutanud, et mingi saada mu mees välja. Aga kui sa oled ise väga kindel ja endaga heas kohas ja enda suhtega heas kohas, siis tegelikult ju nagu täiesti savi. Hei ja tere tulemast kuulama järjekordset Kirstordil podcasti episoodi. Mul on väga hea meel, et sa oled siin. Kuidas me ennast tunneme nüüd, kui ilmad on läinud eriti halliks ja masendavaks? Sest et ma ütlen ausalt, et ma tunnen seda mõju koheselt. Ma ju tean, et see on tulemas. Iga aasta ma tean, et see hall ja masendav periood on tulemas ja ikkagi ma ei suuda selleks täiesti valmis olla. Ma olen nagu see aasta üritanud ennast vaimselt selleks valmis panna, aga ikkagi on see nii masendav, kui sa teed silmad lahti. Esiteks on pool pime ja siis teiseks sa vaatad lihtsalt see hall taevas vahib sulle vastu. Et seda enam ma praegu otsin oma ellu selliseid ilusaid, mõnusaid hetki, mis toovad naeratuse suule, mis kuidagi nagu tõstavad seda meeleolu. Et ma tunnen, et praegu on täiega vaja iseenda jaoks luua neid hetki, mis hoiavad seda meeleolu kuskilgi tasemel. Et muidu kisub asi väga masendavaks ära. Ehk siis minu suur võit on see, et ma suutsin endale luua vaba nädalavahetuse, kus ma sain tõesti puhata, lõõgastuda ja selliseid vahvaid naiselikke tegevusi teha. Ehk siis ma käisin laupäeval Anetega tema sünnipäeva tähistamas, me käisime brunchil. Käisime oma ühes lemmik brunchi kohas või tegelikult see on üldse tore söögikoht ka Rudolf restoran siis. Et seal meile väga meeldib see jääkohvi ja kõik need hommikusöögivalikud on ka mega head. Nii et me käisime seal söömas, ma andsin Anetele kingituse üle ja kuna meil oli mõlemal vaba aega, siis me pärast seda jalutasime Stockmanni ja seal oli just avatud siis see nende jõulusektsioon. Nii et me käisime, vaatasime seal oli nii palju ägedaid ornamente. Et kes otsib enda kuuse külge mingisuguseid isikupäraseid, ägedaid võib-olla kas enda või elukaaslase või ma ei tea, kellega iganes nagu seotud mingisuguseid kindlaid spetsiifilisi ornamente, siis ma soovitan Stockmanni minna, sellepärast et sealt leiab nagu tõesti igale ühele midagi. Et igasuguseid vahvaid kokteili ornamente, mingid erinevaid toiduasju, avokaadod, juustud, ma ei tea, raamen isegi. Ja siis mingite hobidega seotud ornamendid ja nii palju valikut lihtsalt, et see oli nii nagu põnev lihtsalt neid läbi vaadata seal. Me tegime Anetega seal mitu tiiru lausa peale, et väga vahva oli see ja me ostsime endale sealt ka muidugi kohe juba ornamendi. Nii et see oli hästi tore ja siis pühapäeval käisime esimest korda Pilateses, Reformer Pilateses siis. Mul oli siis kinkekaart sinna Pirita Pilates Clubi. Esiteks väga kena ja esteetiline nägi välja, see oli vaatega siis sinna Pirita jõele, et hästi ilus ja ma käisin siis oma sõbranna Joannaga ja meil oli mõlemal esimene kord ja see oli nii positiivne kogemus, et me hakkasime kohe uurima, et kuhu me saaksime järgmine kord minna, et kuna Pirita üldiselt jääb meie jaoks tegelikult kaugeks. Et siis uurisime, mis võimalusi oleks ja meile väga meeldis ka see treener, kes seal oli, ehk siis me uurisime, et kus ta veel trenne annab ja mõtlesime, et tegelikult võiks sellest täitsa teha mingisuguse, kas me vaatame veel, kas iganädalase või äkki üle nädala söökse koos, issand see lause nüüd läks lappuma, koos tegemise aktiviteedi ma tahtsin öelda, see ei ole isegi normaalne lause, sõnastus, igatahes, et võiks koos hakata käima. Get to the point reaalselt. Igal juhul, ehk siis me käisime seal Pilateses ja peale seda me käisime Mon Repos hommikusöögil või brunchil siis. Ja see oli ka väga mõnus, ma ei olnud varem Mon Repos käinud
ja see koht iseenesest mulle väga-väga meeldis. Võib-olla oleks need portsud võinud olla tsiipakene suuremad, aga maitseelamuse poolest oli väga meeldiv. Nii et ma tunnen, et ma sain selle nädalavahetusega täiega akusid laadida, mul ei olnud kuskile kiire. Mul oli nagu kõikide tegevuste jaoks aega, ma tundsin, et ma sain kohal olla ja et ma ei pea kogu aeg, mu aju ei pea nagu genereerima, et mingi omega mul on vaja veel see ja see ja see asi ära teha, et jumala eest ma pean jõudma veel nende asjadeni. Et tegelikult ma väga tihti teen nädalavahetuseti ka tööd, et ma nüüd proovin oma aega kindlasti paremini planeerida, et ma saaksin kas siis nädalavahetused või tegelikult minu töö puhul suurt vahet ei ole, et ma võin ju teinekord võtta ka mingisugused muud päevad kas või töönädala keskelt, mis ma siis teen endale vabaks, aga lihtsalt peaasi, et ma teeks ikkagi võimalusel 2 vaba päeva endale nädalas, et ma tunnen, et see on hingele pai. Ja räägime ka tänastest sponsoritest, kes on välja pannud kingitused parimatele häälsõnumitele. Nii et tuletan meelde, et kui sa saadad oma häälsõnumi kirstordil.com, siis kui sa täidad ka telefoninumbri lahtri, on sul võimalus võita auhindu. Iga nädal loosin siis välja parimatele häälsõnumitele erinevaid kingitusi. Ja tänaseks üheks toetajaks on meil Elisa raamat. Ja Elisa raamatusse on just tulnud erinevad lühijutud ja ühte nendest tahtsin ma teile siin täna tutvustada ka, nii et kuulame ühe voice'i. Esikupeeglist vaatab vastu võõras naine, värske soengu ja imelise suvekleidiga, ripsmeduš mööda põski alla voolamas. Inga on ainus, kellele ei julgen sellisena ukse avada. On ikka jobu. Hea, et sellisest lahti said, teatab sõbratar, kui on mu jutu ära kuulanud. Aga hea on see, et nüüd saad koos meiega oma meestevaba suve jätkata. Olen taas kord samas kohas, kus korduvalt varemgi. Saan kindel olla ainult teiste naiste peale. Raputan mälestuse madisest endast maha nagu vana taaga. Nii et võt just sellisel audio kujul saad sa siis neid lühijutte Elisa raamatu äpist kuulata. Et kui sulle pakkus see näiteks huvi, siis see oli Ave vabaduse suvi lühijutt. Aga seal on tegelikult neid erinevaid ja iga nädal siis ilmub uus osa lühijutust. Et seal on natukene selline spaisima sisuga näiteks Puuduta mind. Siis on ka Inga maalt linna. Ja ka lastele on tegelikult lühijutte seal mõeldud, nii et tasub kindlasti pilk peale visata. Ja üks häälsõnumi saatja saab siis pooleaastase tasuta Elisa raamatu kasutusõiguse. Siis on meil toetajaks Douglas ja nende valikust valisin välja mõned vahvad tooted, mis ma arvasin, et võiks kellelegi teiselegi meeldida. Ehk siis Douglase Skin Bronzing Drops, sellised. Et nii mõnus igapäeva rutiini lisada, kui tegelikult võib-olla midagi palju ei tahagi näo peale, aga lihtsalt natukene sellist nagu jume juurde anda. Või siis miks mitte kasutada ka meigi alla, et annab sellist sära ja jume. Ja siis praegune aastaaeg on kõigi meie huultele kindlasti täiesti brutal. Nii et Douglas Day and Night Lip Balm and Mask ka hästi nunnu näeb välja ka, ma näitan kaamerapildis lähemalt ka. Et ta näeb välja selline, et tahaks natukene nagu süüa seda. Ehk siis, et ikka huuled oleksid niisutatud. Ja siis minu üks nende lemmikuid ripsmeduše, Lash Curve, mis siis hästi ilusti eraldab ripsmed ja annab korralikult pikkust. Ehk siis selline väike ilutoodete komplektikene läheb ühele häälsõnumi saatjale. Ja Douglase poolt lihtsalt, mis ma veel tahtsin välja tuua, et nad on nii jõudsalt laienenud, et kui sa veel ei ole jõudnud Douglase poodi, siis nüüd on neil rohkem valikuid kui kunagi varem, ehk siis nad avasid sügisel Magistrali keskuses poe, siis nad avasid oma esinduskaupluse, mis on siis nende kõige suurem kauplus Rocca al Mares, et tasub kindlasti sinna vaadata, seal on nagu kõige laiem valik, hästi suur parfüümide valik ka, et kui sind huvitavad naiste-meeste parfüümid, siis seal seda nuusutamist jagub. Ja Viljandis avasid nad ka oma esimese poe.
et poodides pakuvad nad ka erinevaid iluteenuseid ja saab näiteks meiki minna Douglase poodi või siis lasta nahaanalüüsi teha, et neid variante on erinevaid ja nende kodulehel saad siis ka tutvuda kõikide nende teenustega, mis nad pakuvad ja muidugi ka toodetega, mida nad müüvad, et neil on tõesti mega lai valik kõiki ilutooteid, mis sul üldse vaja võib olla, olgu need siis juustele, nahale, küüntele, mis iganes, et kindlasti tasub üle vaadata nende valik. Ja ühele häälsõnumi saatjale läheb siis 12 pudelit Värska Well vett, mustsõstra ja mündi maitselist, see on siis mineraalvesi koos vitamiinidega. Minul siin on täna see goji ja pomegranat, jälle ma ei saa eesti keeles öelda, granaatõuna maitseline, et ta on mõnus selline värskendav jook, kus sa siis saad kätte kõik vajalikud vitamiinid ka. Ja täna tuleb meil rohkem siis selline teemaepisood, ma olen kokku koondanud kõik suhte teemalised häälsõnumid, et ma ütleks, et neid on ka tegelikult kõige rohkem. No ütleme üldiselt nii sõprus kui romantiliste suhete teemal siis just neid voice, aga täna keskendume romantilistele suhetele ja vaatame, mis probleemid, mured, küsimused, dilemmad teil on. Tšau! Tahaksin esiteks enne mõelda, kui alustan oma teemaga, et I love you so much. Sa oled enda podcastiga ja enda kanali ja tegevusega nii palju teid inspireerinud, aidanud ja kõike olin väga kurb reaalselt, kui podcasti tegemise lõpetasid, aga olen väga õnnelik, et nüüd uus. Ja aitäh sulle selle eest ja kõik, no ma arvan, sa ise oled ka teadlik, et mida sa teinud oled oma karjääriga, kuidas teisi aidanud ja nii edasi, et selle ma väga pikalt ei peatu. Aga räägin siis oma teemast lähemalt. Ma arvan, et keegi kindlasti saab minu loole ka relate ida. Et mul on siis siuke, ma ütleks, et probleem, aga siuke nagu asi, millest ma tahaks aru saada. Et kõik minu vanused, kuskil 16, 18, nii edasi, on ju. Kõigil, absoluutselt kõigil on kaaslane, poiss, boyfriend, no kuidas iganes seda nimetada tahad. Ja siuke suur pressure on peal, et sul peab ka keegi olema. Ja ma nii väga ise ka soovin seda, et mul oleks keegi ja mida iganes, et keegi kellega nagu aega jagada, kellega midagi teha, et tunda seda, et see keegi armastab, on ju. Aga mul on nii palju proovinud inimestega ja reaalselt ongi nii, et ma meeldin inimestele, aga kohe, kui nad saavad minuga reaalselt tuttavaks, siis kõik jooksevad. Ja ma ei saa aru sellest, sest et ma ei tea, ma ei saa ise enam aru, kas ma olen siis tõesti nagu kole, kas mu iseloom on halb või nagu mis mul viga on, et nagu kõik niimoodi läheb. Ja nagu kuidas ma peaksin käituma, et olla tahetud või midagi sellist, on ju. Et näiteks ma võin sulle tuua mõned näited, et on ju, ma praegu käin gümnas ja mul on klassivendased osasi, kes nagu teevad moove minu peale nagu kõik see, on ju, aga kohe, kui ma nagu annan vastu midagi, ütlen mingi okei, davai või mida iganes või kutsun ise kedagi, sest et osad poisid lihtsalt ei kutsu ja ma nagu muidu läheb see võimalused käest ära, siis nad kõik kohe taanduvad ja kõik on kohe nagu ehmatavad ära ja siis on nagu mingi, ei, mida kurat, mida ta tahab must, mingi vabandust väljenduse pärast, aga jah, et niimoodi ja siis on ka nagu mingi, et mulle öeldakse, et jah, et sa nagu meeldid mulle, aga nagu ma ei tea, et sa mingi see, on ju. Et ma ei saa aru, mida ma peaksin tegema, kas ma peaksin olema väga võimalikult tagasihoidlik, ma peaksin kuidagi ennast muutma, sest ma olen siuke hästi mitte introvert, vaid ekstrovert. Ehk siis ma nagu avaldan oma arvamust hästi suure suuga, mul on nagu ausalt ütlen kõik suht välja, kus ma vahepeal ei peaks ütlema. Ma olen siuke hästi, ma väljendan seda, mida ma nagu mõtlen ühesõnaga. Et ma olen siuke inimene, ma nagu väga ei karda, ma olen julge ja nii edasi. Ma ei ütleks sealt, ma kole olen või nagu ausalt ka, ma isegi ei tea enam, milles see probleem on, et äkki sa oskad kuidagi aidata mind või enda kogemusest midagi öelda või kellegi teise kogemusest, et kas on asi minus või mis ma saaksin muuta sellega? Nii, girl, kõigepealt ma ütlen aitäh kiidusõnade eest, siis ma ütlen rahu, hinga, sa oled nii noor, ma saan aru, seda on nagu nõme võib-olla kuulda, aga sa oled nii noor, et nagu rahu lihtsalt, sul on nii palju aega suheteks ja ma garanteerin
garanteerin sulle, ma ütlen sulle 100% kindlusega, et kõik sinu vanused ei ole kohe kindlasti suhtes. Ja seda ma isegi tean täiesti kindlalt väita, sellepärast et mu vend on samas vanuses ja ma tean, et tema vanuses kõik kohe kindlasti suhtes ei ole. Nii et ma saan aru sellest tundest, et kui nagu piisavalt paljudel inimestel su ümber on siis see kaaslane suhe, siis tekib see tunne, et oh my god, kõigil on. Kohe kindlasti mitte. Väga palju inimesi on, kellel ei ole, on kindlasti neid, kes ei soovigi ja siis on neid, kes väga soovivad ja sinna kategooriasse kuulud ka sina. Ja esimene mõte, mis mul tekkis, on see, et võib-olla sa oledki liiga fokusseeritud sellele, et leida see inimene. Kui ma nüüd ütlen niimoodi nagu karmilt välja, siis võib-olla sa jätad desperate mulje, et sa lihtsalt nagu nii väga tahad seda kedagi, et suht ükskõik, kes see siis oleks nagu, et lihtsalt keegi võiks olla. Ja see on paraku nagu välja näha või inimesed nagu tunnetavad seda, mehed, ma ei tea, kas nende kohta saab mehed, noormehed ka, ma arvan, tunnetavad seda. Ehk siis selles osas ma usun, et sulle ei meeldi see nõuanne, aga ma ütleks, et tee rahu sellega, et praegu, kui sul isegi kedagi ei ole, et sa naudid elu, et sa võtad maksimumi sellest east, kus sa praegu oled ja sa käid gümnaasiumis, ilmselt sa siis tööl ei käi näiteks, ma lihtsalt üritan mõelda, et mille eest sa saaksid olla nagu tänulik või kuidas sa saaksid nagu nautida seda praegust hetke, et nagu naudigi sõpradega aega, naudi seda, et sa ei pea tööl käima. Ma ei tea, proovi kas või seda gümnaaega kuidagi nagu nautida, et tegelikult sa saad iga päev käia koos, ma loodan, et sul on nagu koolis sõpru, et siis sa saad iga päev ju kohtuda oma sõpradega koolis, et see on tegelikult nagu nii vahva aeg ja miks raisata seda aega sellele, et muretseda, et sa ei ole suhtes. Et küll need suhted tulevad nagunii, eriti kui sa oled selline suhtleja, nagu ekstravert inimene, sul ei ole sellega kohe kindlasti mingit probleemi, ei ole vaja ennast hakata muutma, kindlasti eneseanalüüs on alati hea, et võib-olla kui sa oled mingisugust tagasisidet siis saanud nendelt kuttidelt, et miks nad, ma ei tea, sinuga tõsisemalt midagi ei soovi, et korra nagu mõelda kindlasti selle peale, et mis see tagasiside on olnud või mis nad on öelnud, et kas seal on mingisugune ühine näitaja, et kindlasti nagu iseenda sisse on ikka hea vaadata, aga see ei pea olema üldse sellest perspektiivist, et kuidas ennast muuta, et ma nüüd leiaks kellegi enda kõrvale, et see kohe kindlasti ei ole tark idee, sellepärast et sa ju tahad enda kõrvale kedagi, kellele sa meeldid sellisena, nagu sa oled ja see inimene on kohe kindlasti olemas. Seal ei ole mitte mingisugust kahtlustki, et selles suhtes ei ole vaja üldse ennast hakata muutma, kohe kindlasti ei ole siin tegu sellega, et sinu välimuses oleks midagi valesti, et lihtsalt praegu ei ole see õige inimene sinu teele järelikult sattunud, ei tasu nagu liiga desperate olla selle koha pealt, et pigem lasta see mõte nagu vabaks, lasta lahti sellest ja küll see siis orgaaniliselt sinuni ise tuleb. Et võib-olla sa surud liialt palju ise praegu seda, et see suhe nagu tuleks ja siis ta ei tulegi. Aga kui sa lased lahti, sa naudid elu, sa naudid seda, et sa oled vallaline ja kuidagi nagu lihtsalt oled, siis ma arvan, et niimoodi see suhe tuleb ise sinuni. Vot, see on parim nõuanne, mis ma oskan anda. Aga võtame järgmise ette. Hei, mul on selline huvitav story, millele ma lihtsalt tahaks kuidagi advice'i või et mingid nõu, mida nagu teha selle infoga. Et põhimõtteliselt minu praeguseks olnud poiss, kellega ma olen mitu kuud suhtes olnud, siis ühesõnaga meie suhe algas hästi kiiresti, meil tekkis kohe hästi ruttu selline side, me sõime 3 päeva peale seda kohe kokku ja siis nädalavahetusel ta tuli minu juurde ja põhimõtteliselt oligi siuke tunne, et me juba olime nagu koos ja kõik oli hästi ja kõik nii, et hästi selline locked in olime ja ka siis, kui ta minu juures oli, esimest korda, siis ma nägin ta telefonist, et ta oli tüdrukuga nagu väga tihti kirjutanud, ma ei tea, mida nad kirjutasid, aga väga tihti olid kirjutanud. Ja siis nagu küsisin, et kes see on. Ta ütles, et ta lihtsalt, ma ei tea, et mingi
sõbranna, kellega ta vahepeal kirjutas, aga et ta enam ei räägi üldse temaga või midagi. Ja siis ma nagu olin natuke solvunud, aga siis ta ütles, et ta remove ib ära ta ja seda ta ka tegi ja ma muretsenud enam ja kõik oli nagu fine. Kui siis nüüd mitu kuud hiljem jõudis minuni selline info, et neil oli selle tüdrukuga teema, et ma ei tea, et see tüdruk sai vist päris palju haiget, et ma selle kutiga nagu kokku läksin. Ehk siis jah, ma lihtsalt mõtlen, et kas ma nagu võtaks seda tagantjärgi kuidagi pettimisena, et meil oli tegelikult juba päris tugev side ja olime üksteises juba väga kindlad ja käitusime nagu me läksime juba koos ja ta juba oli minu juures, aga samal ajal ta oli nädal aega ikka veel rääkinud selle tüdrukuga siis, kellega neil nagu teema oli. Et ma lihtsalt, ma ei tea, kas nagu oleks targem ära unustada see eluga edasi minna või ma peaksin nagu kuidagi üles tõstma selle teema. Aga ma natuke kardaksin seda üles tõsta, sellepärast ma arvaksin, et mu poiss on natuke pahaseks. Et ma nagu siukest infot üldse tean kuidagi ja võib-olla ta ütleks, et see kuidagi ei ole tähtis või noh, ma ei tea, aga lihtsalt mulle endal nagu, ma ei tea, mida arvata sellest, et veits selline tunne nagu oleks petta saanud, aga samas see on praegu läbi ja see oli nagu alguses, et ma lihtsalt ei oska nagu seisukohti üldse võtta. Ma ei tea ka kohe nagu mida arvata, mul on kahetised mõtted, et ühest küljest ma mõtlen, et kui see oli tõesti nii algusteil ja te ei olnud ära defineerinud seda, et te olete suhtes ja mis on need piirid, et see on ju tegelikult nagu lubatud või oleneb inimestest, kelle jaoks mis on okei, aga üldiselt kui inimesed nagu alles, ma ei tea, tutvuvad, õpivad üksteist tundma nagu väga algusfaasis, siis sa ei ole ju midagi kellelegi veel lubanud, et ta ei olnud sulle lubanud, et ta on ainult sinule pühendunud, et tal oli siis nagu mitu rauda tules ja mis on tänapäeval väga tavaline, et inimesed nagu õpivad mitut inimest korraga tundma ja siis vaatavad, kumb see side nagu tugevam on ju. Ja tema puhul siis oli samamoodi, et ju siis lihtsalt juhtus nii, et nagu 2 inimesega samaaegselt oli see nagu, ma ei tea, tundmaõppimisperiood ja siis ta sai aru lihtsalt, et sinuga on tugevam side ja lõpetas ju tegelikult, nagu sa ise ka ütlesid, et kohe, kui sa ütlesid, et või küsisid selle kohta, et mis siin toimub, et siis ta ju lõpetas on ju ära selle teise tüdrukuga suhtlemise. Et see on ju iseenesest positiivne, et tegelikult nagu selles osas oli nagu läbipaistvus justkui, ma ei tea ka. Vaata, ma ei tea tegelikult, kuidas see olukord nüüd nagu täiesti täpselt on ju oli. Et jah, selles osas ta ei olnud läbipaistev, et ta ei öelnud sulle, et tead, ma tegelikult räägin veel ühe teise inimesega ka. Kas tal oli see kohustus seda öelda? Võib-olla kena oleks olnud, aga samas ma arvan, et see ei ole otseselt kohustus. Aga ongi, et mina ei olnud seal, ma ei tea, mis tunded ja mis jutud teil nagu olid. Et jah, üks pool minust tahaks nagu öelda, et see oli nii algusfaas, see oli ju tegelikult lubatud, nagu ma ei loeks seda petmiseks, sellepärast, et vähemalt sinu jutust mulle ei jää mulje, et oleksite midagi veel ära defineerinud selleks hetkeks ja üldiselt see on lubatud mitme inimesega samaaegselt nagu tutvuda ja tundma õppida, on ju. Aga siis teisalt, kui sina tunned ennast reedetuna sellest ja see tekitab sinus võib-olla mingit ebakindlust või sa tahaksid sellest rääkida temaga, siis tegelikult see on ka absoluutselt lubatud. Et see natukene võib-olla kõlas nagu red flag, kui sa ütlesid, et su Peika saaks pahaseks sinu peale, et sa üldse seda nagu teemaks tood. Et see tegelikult ei ole väga tervislik, et kui sind ikkagi mingi asi häirib ja sa tahad selle kohta küsida, sa tahad selle selgeks rääkida, siis see peaks olema täiesti okei asi, mida teha ja partner nagu, ma arvan, ei tohiks pahaseks saada, kui midagi, siis ta lihtsalt saakski sulle selgitada enda poolt. Et aga nii palju, kui mulle siit jäi mulje,
ja tegelikult mina ei näe teiste inimeste pähe, on ju, aga lihtsalt mulle jäi mulje, et ta vaataski nagu õppis tundma 2 inimest, vaatas kummaga nagu parem connection on, sinuga ilmselgelt oli ja siis ta valis sinu ja lõpetaski selle teise tüdrukuga suhtlemise ära ja teie olete nüüd suhtes ja väga tore ju. Et selles suhtes tegelikult midagi nagu valesti ei ole. Aga kui sa tunned, et see närib sind seest, siis ma arvan, et ikkagi räägi sellest, et muidu see üksinda nagu mingi kerimine ei ole ka väga hea mõte, et see lõpuks ei tule teie suhtele ka kasuks, et kui sa ei suuda nagu kuidagi seda selja taha jätta. Aga kui sa tunned ise ka, et tegelikult teil on kõik hästi, see ei mõjuta sind praegusel hetkel kuidagi, siis võib-olla on ka targem nagu jätta see sinna paika. Nii et minust ei olnud tegelikult mitte mingisugust abi. Ma lihtsalt jagasin oma mõtteid, ega ma ka alati ei tea, mis õige või vale on ju. No tegelikult mitte kunagi ei tea. Nii, siin on üks huvitava pealkirjaga Voice. Hei, sul on mega tore podcast, tee seda kindlasti edasi. Aga minu lugu on järgmine, see juhtus kuskil 5 aastat tagasi. Olin siis Tinderi ja üldse datingu maailmas. Võib-olla see äpp oli isegi Badoo või mingi teine, aga tutvusin seal ühe noormehega. Pilt oli ilus, kõik oli okei, jutt jooksis ja õige pea läksime date'ile. Oli talv, detsembrikuu äkki ja käisime uisutamas. Date sujus väga hästi, peale seda läksime veel edasi restorani. See oli ka väga-väga tore, jättis sümpaatse mulje, jutt jooksis ja õhtul, kui olin juba omas kodus tagasi, kirjutas ta mulle, et äkki võiksime veinitada, jutustada edasi näiteks hotellis, et saan ise valida, et kuhu me minna soovime. Okei, mõeldud tehtud, miks mitte, kuid mulle meeldis. Valisin siis mina hotelli ja läksime sinna. Esimene asi, mis mulle silma jäi, oli see, et hotelli registreerimine, kus administraator küsib siis dokumenti, seal ta palus mitte oma nime siis kõva häälega öelda, et ma nagu seda nii-öelda seda nime ise ei kuuleks, et ta saaks nii-öelda oma nime salajas hoida. Okei, see tundus veidi siuke kahtlane, aga samas see oli pigem veidi põnevust tekitav ja ta ei olnud kuidagi ohtlik, et nagu selles suhtes see tundus siuke lihtsalt veidi mänguline. Ja ta ise tegi ka naljaks selle ümber, et nagu ei olnud mingi väga veider. Aga ühesõnaga õhtu edasi 2 tundi oli väga rahulik, saime väga hästi läbi, jõime lihtsalt veini, jutustasime, käisime spaas. Ja tagasi spaas tuppa jõudes, kell oli juba päris palju, sõime midagi veel, tuleb mulle Instagrami DM-i sõnum siis ühelt naiselt, kes küsib, et kas ma olen tema mehega hotellis. Ma olin nagu okei. Et ma ise ei arvanud, et kui ma tutvumisaidilt mingisuguse kutiga kuskile lähen, et ma siis olen kellegi mehega kuskil, on ju. Vastasin siis, et ma ei tea, et keda ta mõtleb. Küsisin ka sellelt noormehelt, kellega ma siis hotellis olin, et ma ei tea, kas see on su naine, et keegi kirjutab mulle niimoodi. Ja õige pea hakkas ka selle neiu sõbranna mulle kirjutama, nad koos sõimasid mind igasuguseks, ma ei tea, litsiks, ma ei tea, absoluutselt kelleks, on ju. Palusid, et ma saadaks nende mehe hotellitoast välja. Või siis, selle ühe tüdruku mehe ikkagi. Ja ma ütlesin ka siis sellele kutile, et kuule, et nad vist ootavad sind kuskil hotelli ees, et mine räägi asjad selgeks, et mulle nii ei sobi. Aga see noor härra vastas, et ma ei tea, et hommikul tegeleb, et kell ei viitsi tegeleda. Ilmselgelt midagi füüsilist meie vahel ei toimunud peale seda, siis mina kindlasti õigeks ei pea sellist asja, on ju. Aga öösel ma ei hakanud ka kuskil ära minema, kell oli palju. Nii et magasime seal ära, et selles suhtes oli okei, et vaatasime lihtsalt filmi edasi ja niimoodi, et ta ei olnud kuidagi peale suruv või midagi. Aga ühesõnaga siuke piinlik seik oli ja hommikul läksin oma koju ja ta vist paar päeva hiljem veel kirjutas mulle, et väga tore oli, et me saime mega hästi läbi, et seda võiks korrata ja et talle meeldis see, et ma nii kergelt kätte ei anna ja niimoodi, on ju. Ja siis ma olin küll okei, ma blokkisin ta lihtsalt ära. Aga mis on kõige piinlikum selle juures on veel see, et ta naine töötab siis ühes poes, kus ma käin päris tihti, ehk siis olen pidanud olude sunnil päris tihti teda nägema nüüd ka koos oma lapse ja mehe asjadega. Et kunagi mingit vestlust ei ole tekkinud, aga lihtsalt ikkagi olen pidevalt silme all. Oh my god. Okei. Mulle tundub, nojah, vot ma ei kujuta ennast seal olukorras ette, aga see tundub nii veider olla edasi inimesega hotellitoas, kelle naine on sulle just kirjutanud, et mingi saada mu mees välja.
ja sõimanud sind ja siis see mees on mingi, ma hommikul tegelen. Mida? Ja siis nagu te lihtsalt vaatasite filmi edasi. Et see tundub, kuidas sa nagu oled seal üldse. Ma ei tea, ma tahaks ikkagi eemalduda sellest olukorrast vist koheselt. No samas jah, kell palju, kuhu sa siis nagu hakkad minema. Ma ei tea. Väga veider olukord, kus olla. Ja muidugi need mehed, kes suhtes olles on dating äppides. No kuulpähe, mida sa teed? Mida sa teed ja kuidas sa arvad, et see välja ei tule? Nagu Eesti on nii väike, kõik teavad kõiki. See ju saadetakse kohe kuskile grupi chatidesse ja mingi, oh my god, näe selle mees siin. Et kuidas sa arvad, et sa sellega nagu ära saad? Wow, tõlkimas ingliskeelseid väljendeid otse eesti keelde. Aga jah, ma ei teagi. Ma ei oskagi selle peale vist mitte midagi öelda. Aga ma loodaks, et sellel naisel siis, kes sind sõimas. See muidugi, et ta sind sõimas, see on ka nagu omaette teema, aga et tal on ikka piisavalt eneseväärikust, et ta siis sellest mehest lahku läks või võt seda nüüd ei tea, on ju. Aga väga messy situation. Hei, ma tahtsin arutleda ühel teemal, mis puudutab naise ja mehe omavahelist sõprust. Ja täpsemalt siis sellist laadi, kus siis naisterahvas ise on püsivas suhtes ja tal on meessoost parim sõber. Ja natuke räägin tausta ka, ma räägin siis enda kogemusest ja ma tahangi teada, mida arvad sina või mida arvavad teised või mis on sinu kogemus sellel teemal. Aga nimelt mul on üks parim sõber, kes on olnud minu elus juba circa 4-5 aastat ja tõepoolest me algselt olimegi väga head sõbrad, aga kuidagi tol hetkel me olime mõlemad vallalised ja mõtlesime, et me vaatame, kui teeks nii-öelda selle järgmise sammu ja vaataks, kas meist saaks ka nagu, ma ei tea, paarina siis miskit. Ja me saime suht kiiresti aru, et sellest ei tule mitte midagi välja ja me jäime sõpradeks edasi. Ja ma ütleks, et see kogemus, mis meie vahel nagu oli, see ei muutnud meie sõprussuhet, vaid ütleks isegi, et meie sõprussuhe läks paremaks. Aga ühel hetkel minu ellu tuli siis üks meesterahvas, kellega ma olen siiani koos ja jah, ma ei ole talle rääkinud seda ajalugu, mis ühendab mind ja minu parimat sõpra, aga ta teab, et mul on olemas selline inimene mu elus, kes on saanud nii-öelda siis sildi külge, kes on minu parim sõber ja kellega ma suhtlen igapäevaselt ja saan ka aeg-ajalt kokku. Ja see ongi täiesti selline süütu kokkusaamine, suhtlemine, lihtsalt ta tunneb mind läbi ja lõhki ja me saame kõigest rääkida. Aga minu enda elukaaslane on selle sõprussuhte vastu ja nüüd olengi täpselt selle otsuse ees, et mida teha. Kas öelda oma parimale sõbrale, et see sõprussuhe enam ei toimi, sellepärast, et minu enda elukaaslane ei ole selle poolt, et me suhtleksime edasi. Või mis on need variandid, mida teha sellises olukorras? Ehk et minu elukaaslane minu jaoks väga-väga oluline ja me saame ka kõigest rääkida ja ta on minu jaoks ilmselgelt number 1. Aga samas ei taha ka kaotada enda pikaajalist sõpra, kes on näinud mind igasugustes olukordades ja oleme tulnud koos läbi tegelikult tulest ja veest, et mida teha sellises olukorras. Aitäh juba ette ära. Mul on võib-olla nagu natukene raske selle häälsõnumiga suhestuda selles mõttes, et minul ei ole olnud kunagi meessoost sõpru ega veel vähem parimat sõpra. Ja ka minu kaaslastel ei ole olnud naissoost sõbrannat. Või vähemalt mitte parimat sõbrannat, üldse nagu, et võib-olla jah, mingi töökaaslane naissoost, kellega saad hästi läbi, aga see on ka, kuhu see asi nagu, kus see piirdub. Et ja ma tean, mingisugune uuring oli, mis tõi välja selle,
et naised suudavad küll võtta meest sõbrana, aga et mehed tegelikult üldiselt ei suuda. Et seal oli mingisugune kindel küsimus, millele siis see küsimus vist oli see, et kas sa näed, et kunagi võiks midagi romantilist juhtuda siis selle sõbrannaga, ütleme mehe perspektiivist siis. Ja et mehed vastasid sellele, et jah, et ma näen, et võiks juhtuda või et ma sooviks seda või ma ei mäleta täpselt, kuidas see küsimus oli, et palju suurem meeste protsent vastas sellele jah, kui naiste protsent, et naised võivadki täiesti nagu platoonilise sõbrana näha meest, aga mehed mitte nii väga. Ehk siis, et jah, naiste poolt see võibki olla nagu täiesti süütu sõprus, meeste poolt pigem mitte, aga samas erandeid on kindlasti ja mina ju ei tunne seda sinu parimat sõpra, et võib-olla tõesti, et kuna te olete ka selle läbi proovinud, et ja saite aru, et see ei toimi, siis võib-olla see on ka tõesti selle sinu parima sõbra poolt täiesti nagu süütu sõprus. Okei, aga tegelikult see küsimus ei olnud üldse selles. Aga siis ma nagu... see ongi keeruline, sest tegelikult sinu mees ei tea isegi seda ajalugu, et te kunagi proovisite seda suhtevärki ka. Aga kui mina näiteks teaksin, et mu kaaslase parim sõbranna naissoost on inimene, kellega ta on kunagi ka proovinud midagi enamat, see oleks mu jaoks väga ebamugav. Ma ütlen ausalt, väga ebamugav. Ja aga see on nii keeruline, sest ma ei ütleks ju, et ära ole temaga enam sõber. Või nagu seda on päris keeruline öelda, samas peab piire seadma, et kui miski tekitab su suurt ebamugavust, siis seda tuleb ka öelda, on ju. Issand, mu aju on lihtsalt täiesti nagu igal pool laiali praegu. Aga et ühesõnaga ma tean, et mina tunneksin ennast väga ebamugavalt, kui ma teaksin sellist asja ja ma ilmselt annaksin oma elukaaslasele või kaaslasele siis mõista, et ma nagu pigem ei ole väga rõõmus selle sõpruse üle või nagu, et võib-olla tõmmata nagu vähemaks, et see igapäevane suhtlus võib-olla on nagu natuke too much. Teine mõte, mis mul tekkis, et kas seal ei ole varianti, et sa tutvustad enda elukaaslast ja seda sõpra, et äkki nemad saavad ka headeks sõpradeks ja et te saate nagu kolmekesi ka chillida, mitte nagu alati, aga et ei oleks seal seda nagu weird vibe'i, et siis võib-olla kui nemad ka omavahel nagu tutvuksid, saaksid võib-olla hästi läbi isegi, et siis see lahendaks selle mure. Samas, see tundub nagu üsna siuke lihtne loogiline lahendus, et vast sa oled sellele ka mõelnud ja võib-olla seal on mingi põhjus, miks seda ei ole juhtunud. Aga tegelikult on asi lihtne. Kui sa ütled, et su elukaaslane on su elus number 1, sa tahad temaga suhet jätkata, siis sa pead austama tema piire. Et muidugi tore oleks, kui see oleks ikkagi kompromiss, mitte et tema lihtsalt kontrollib su elu ja ütleb sulle, et seda sõpra su elus ei tohi olla. Et see on ka nagu tema poolt väga selline karm ja veidi võib-olla kontrolliv, aga samas me peame arvestama nagu enda kaaslase piiridega. Ja kui sa ei suuda sellega arvestada, siis võib-olla nagu sa ei saa siis selles suhtes olla või et jah, kes see lõpuks on siis su jaoks olulisem, et kas see on su parim sõber või su elukaaslane. Aga et võib-olla seal ikkagi, nagu ma loodaks, on mingisugune kompromiss ka, et mis häirib su elukaaslast kõige rohkem, et võib-olla sellest nagu süvitsi rääkida, et mis on tema see murekoht või et kas äkki aitaks see, kui sa lihtsalt natukene nagu hoiaksid distantsi, et võib-olla see päris igapäevane chattimine nagu on too much, aga et kui te vahepeal kokku saate, äkki see ei häiri su elukaaslast, et kuidagi leida mingisugune kompromiss seal. Või siis, kui sinu jaoks on ikkagi see sõprus väga oluline ja sulle ei meeldi selline kontroll selle üle, et kellega sa võid suhelda, kellega sa ei või suhelda, siis ikkagi ei ole see kaaslane õige sinu jaoks. No vot, need olid minu mõtted jällegi mingisugust ühest lahendust. Mul ei olnud, kui siis ainult see, et äkki nad omavahel võiksid ka sõpradeks saada. Aga jah,
hei, mina tahaksin rääkida sellisest teemast nagu suhete võrdlemine. Et mina olen seda enda sõprusgrupis tajunud ja ühiskonnas üleüldiselt, et meil ühiskonnas justkui on selline kindel raamistik, kuidas üks suhe peaks olema. Et alguses te tutvute, teedite, lähete suhtesse, mingi hetk olite kokku, siis ma ei tea, abiellute, saate lapsed ja nii see eluka siis kulgeb. Ja kõik, mis nagu erineb sellest nii-öelda ühiskondlikust arusaamast, on justkui veider ja sellele vaadatakse viltu. Ja ma olen seda nagu enda sõprusgrupis ka tajunud, et meil on selline üsna suur sõprusgrupp, kus on inimesi, kes on siis suhtes ja kes on vallalised. Ja hästi erinevad suhted on, et on neid, kes on nagu sellist klassikalist rada pidi ja on neid, kes on väga teistsugused ja siis need just, kes on teistsuguses suhtes, neid kuidagi ma tunnen, et meie enda grupis ka tehakse maha või vaadatakse viltu, et ma ei tea, inimesed, kes näiteks on aastaid koos olnud, aga ei ela veel koos, et kuhu see suhe siis ikkagi viib ja umbes mis teil viga on, et kas te ei tahagi kunagi kokku kolida või et inimesed, kes näiteks ei näe iga nädalaselt, on pikemad pausid sees. Et minu meelest see on nagu nii kuidagi naljakas, et miks me nagu võrdleme neid asju, et me ju inimestena oleme erinevad, meil ongi erinevad soovid. Ja ma arvan, et sa kindlasti ütled seda, et me võiks nagu sõpradega üksteisega sellest rääkida, et see kedagi häirib ja me oleme seda teinud ja mul tunne, et nagu mõned on minuga sama meelt, et me ei peaks võrdlema. Teised on nagu ei mõista seda probleemi väga ja need tavaliselt, kes ei mõista, ongi need, kes ise jälgivad seda klassikalist rada. Ja minu küsimus võib-olla ongi see, et mis kogemused sul endal sellega on, et kas teie sõprusgrupis on ka sellist võrdlemist või mida sa üleüldiselt arvad sellest klassikalisest mudelist, et kuidas suhe peaks käima? Jah, selles suhtes küll, et see on inimestesse nii sisse kodeeritud, justkui see siuke kindel viis, kuidas üks romantiline suhe peaks kulgema. Ja kindlasti olen ka elu jooksul siis mingit sellist nagu survet tundnud või et inimesed ikka küsivad, et et millal kokku kolite ja nagu mingid sellised küsimused. Aga täpselt nii, nagu sa ise ka ütlesid, et inimesed on nii erinevad, seega suhted on erinevad, vajadused on erinevad. Et ega ma tegelikult muud ei oskagi selle kohta öelda, kui et ma lihtsalt soovitan nendele inimestele, kes siis ei järgi võib-olla seda klassikalist suhtemudelit, et nad enda jaoks, kui nad on need asjad nagu väga läbi mõelnud, et milline suhe neile sobib, mis on nende vajadused, kas nende vajadused on täidetud, kas see suhe pakub neile rahuldust, mis neil on ja kas nad saavad sellest kõik, mida nad soovivad suhtest saada. Ja kui need küsimused on vastatud, kui sa tunned, et see suhe on sinu jaoks õige, siis ma arvan, see mingi teiste mingisugused sõnad, kommentaarid, võrdlemine ei peaks korda minema. Et siis sa saadki lihtsalt nagu väga kergelt vastata, et mul on tegelikult kõik hästi, et sa ei pea üldse muretsema ja nii ongi lihtsalt. Et kui sa ka ise oled ebakindel selles ja võib-olla ka ise sisemiselt võrdled ennast teistega, et siis on muidugi keerulisem, siis lähevad ka rohkem hinge sellised kommentaarid ja võib-olla hakkadki spiralima kuskile. Aga kui sa oled ise väga kindel ja endaga heas kohas ja enda suhtega heas kohas, siis tegelikult ju nagu täiesti savi, mida keegi ütleb, sest et nad elavad oma elu ja sa elad oma elu. Et päeva lõpuks me peame ise enda eluga rahul olema ja jah, muidugi tahaks, et mingit nagu võrdlemist üldse ei oleks, aga see vist on nagu siuke elu osa, et inimesed tihti võrdlevad ennast teistega ja kui see saab olema ikkagi nagu väga häiriv ja väga tihti mingid ebameeldivad kommentaarid, siis lihtsalt tasub nagu ennast distantseerida sellistest inimestest, et see tegelikult ju näitab päris palju ja palju rohkemat inimeste kohta kui ainult see, et mis vaade neil on nagu suhetele, vaid mu arust üleüldse, et kas sa siis arvad, et sa tead paremini nagu üleüldse elu osas. Mul tekib kohe see küsimus või et kas sa arvad, et sa oled parem kuidagi, sest et sa lähed mingisugust kindlat ühiskonna poolt heaks kiidetud malli mööda. Et seal nagu tekib rohkem küsimusi. Et tuleb mõelda ka, kas
kas sinu väärtused üldse nagu ühtivad selliste inimestega. Noh, siin sa tegelikult see häälsõnumi saatja ei toonud välja, et kas tema enda suhe on siis nagu see klassikaline või et kas ta on ise nagu enda suhtes tundnud neid mingeid negatiivseid kommentaare ja võrdlusi või ta lihtsalt nagu vaatab seda kõrvalt, aga isegi kui sa vaatad kõrvalt ja sind häirib, siis noh, tasub nagu mõelda, et keda hoida oma elus ja kellele suunata oma energia ja kellele mitte. Et see on vist mu nagu põhisõnum siin, aga jah, kindlasti nagu olen ise ka minevikus tundnud mingit sorti survet ja noh, ma ütlekski, et see lähebki korda siis, kui sul on endal ka seesama ebakindlus või need samad mingid küsimused, mis nendel inimestel on ja sa võib-olla ei ole oma partneriga neid läbi rääkinud, et noh, siis hakkabki nagu mingisugune sihuke kerimine peas pihta. Aga kui sa ise nagu oled väga kindel ja sa tead, miks asjad on nii, siis ei tohiks nagu see väga mõjutada. Kas võtame ühe veel, kuigi tegelikult vist on juba päris pikalt siin saanud jutustatud ka, aga on okei. Võtame siis viimase. Tšau Kaisa. Ma olen üsna uus sinu jälgija, aga mulle väga meeldib sinu kontseptsioon, mis sa teed. Et see on hästi lahe. Ma ei ole eriti sinu eelmist podcasti jälginud, ainult lõpupoole, aga see uus, mis sa nüüd ise alustasid, see tundub väga äge ja just see häälsõnumi osa, mis on eriti mugav kasutada. Ning sa oled üldse väga tore ja armas inimene. Aga miks ma siis sulle otsustasin selle saata? Kirjutada ma tõesti ei oleks viitsinud, aga niimoodi jutustada on päris mõnus. Et minul on siis selline, ma ei teagi, kas nüüd mure või lihtsalt siuke olukord, et mis on üsna ebatavaline kusjuures, et minu elukaaslane ei, ütleme niimoodi, et tal ei ole siis võib-olla nii kõrge libido kui minul, mis on tõesti meeste puhul väga tavatu, tavaliselt on ju vastupidi. Et me oleme nagu rääkinud sellest otseselt mingit lahendust ei ole nagu leidnud. Ma tean, et esimene siuke mõte alati, kui on sellised asjad, siis on see, et ilmselt et mees petab või tal on keegi teine, mis see ei ole võimalik, sest et me oleme väga palju koos, selles mõttes, et ma tean tema, ma ei tea, päevakava, me jälgime üksteise asukohtasid, selles mõttes, et seda ma absoluutselt ei karda. Ta on hästi tore inimene muidu ja hästi tubli mees. Aga just ongi nagu see väike mure, et mina nagu justkui sooviksin rohkem seda intiimsust, tema mitte nii väga, et mis sina arvad? Ma ei tea, kas sul on või kellelgi sinu lähiringkonnast või sõprusringkonnast, kas keegi on kunagi kokku puutunud sellise teemaga, aga lihtsalt ma sooviks võib-olla mingit kõrvaltvaataja arvamust sellele, et mis siis võiks veel olla. Ma arvan, et see on tegelikult väga tavaline probleem. Ja kuigi jah, me oleme harjunud sellest kuulma nagu vastupidises versioonis, et tavaliselt meestel on kõrgem libido kui naistel, siis ma arvan, et tegelikult isegi see on ka üsna tavaline, et võib juhtuda, et naisel on see kõrgem. Või ühesõnaga lihtsalt, et see on suhtes inimestel siis erinev see libido. Ehk siis ma arvan, see on jah, üsna tavaline probleem. Ja ma mõtlen, et sa ei rääkinud sellest, kas te olete omavahel sellest rääkinud, et kindlasti tasub rääkida ja see on üsna hell teema või selline tundlik teema, ehk siis kindlasti nagu väga valida, et kuidas sellest rääkida, et mitte sellisel süüdistaval toonil, vaid pigem lähtuda nagu enda vajadusest ja soovist ja et mitte nagu, et mingi sa ei taha piisavalt, mida ma usun, et sa ei olegi teinud ega süüdistanud, aga lihtsalt, et nagu, et seletada, et lähedus on mulle väga oluline, see pakub mulle kas siis turvatunnet või sellist nagu heaolutunnet, et kuidas me võiksime leida koos midagi, mis meile mõlemale sobib, et kuidagi nagu jõuda koos mingisuguse lahenduseni, sa ütlesid, et praegusel hetkel te ei ole jõudnud mingi lahenduseni, et
et võib-olla nagu hoopis suunata ka rõhk lihtsalt nagu lähedusele, mitte ainult nagu seksile, vaid sellele, et oleks ka rohkem lihtsalt mingeid puudutusi, kallistusi, suudlusi, et võib-olla massaaži ka, ja kui juba seda sorti lähedust on suhtes rohkem, siis on ka nagu suurem võimalus, et sellest läheb asi edasi siis seksini. Et võib-olla alustuseks suurendada nagu teist sorti lähedust ja vaadata, et kas see omakorda äkki siis viib ka rohkemate vahekordadeni. Ja noh, ma ei tea, selles suhtes, et ma olen lugenud selle kohta, et võib aidata ka vahekordade planeerimine, samas see ei kõla nagu eriti seksikalt, aga võib-olla see toimiks. Ma ei tea, et eks te peate omavahel arutama, mis teie jaoks nagu tundub toimiv lahendus. Ja kui mitte võib-olla seksi planeerimine, siis just nende muude, et kas võib planeerida, et meil on reedeti massaažiõhtu. Et kas või planeerida siis seda muud sorti lähedust. Ja siis juba saab vaadata, et kas sealt ka läheb midagi edasi, võib-olla ka mitte, aga siis vähemalt on olnud teistsugust sorti lähedustki, mis ma arvan on ka väga oluline. Ja selles suhtes, et kui omavahel ikkagi lahenduseni ei jõua, siis ei ole üldse tabuasi ka minna kellegi targema käest nõu küsima, et kas siis terapeut või mingisugune seksnõustaja, et neid variante on meil ka olemas. Et siis minna, kas või lihtsalt ühe korra käia, vaadata, äkki on abi, äkki saab mingisuguse uue huvitava vaatenurga lahenduse, millele lihtsalt ise ei ole varem tulnud. Vot, need olid minu mõtted. Rohkem ma vist midagi tarka öelda ei oska. Põnevad teemad käisid täna läbi. Ja ma mõtlen tegelikult, et nüüd on muidugi episoodi lõpp ja ma ei tea, kui paljud üldse täiesti lõpuni kuulavad, aga ma mõtlen, et ma võib-olla hakkan aeg-ajalt, ilmselt mitte nagu igas episoodis, aga aeg-ajalt välja hõikama mingisuguseid teemasid, et ärgitada teid ka saatma mingi kindla teemaga häälsõnumeid, et alati võib-olla endal ei tulegi pähe midagi head, mida jagada, aga äkki, kui ma hõikan midagi välja, tuleb endal meelde mingi ülinaljakas või põnev lugu või mingisugune dilemma, mis sul on elus olnud. Et ma mõtlesin jah, et ma aeg-ajalt siis suunaksin teid kuskile suunas. Ja ma mõtlesin, et väga põnev oleks kuulda selle kohta, et kas sa oled kunagi hoidnud mingit saladust oma partneri eest ja mis see saladus oli. Et see ei pea üldse olema ainult mingisugune petmisega seotud, vaid ma arvan, nagu elu on väga nüansirohke. Ja ma usun, et päris paljudel inimestel on ette tulnud seda, et nad on pidanud hoidma midagi enda kaaslase eest saladuses. Ehk siis, kui sul tuleb mingisugune lugu enda elust meelde, mida võiks rääkida, siis pane mulle häälsõnum teele kirstordil.com ja pane pealkirjaks, mis me paneme, saladus partneri ees näiteks. Siis ma lihtsalt tean, et need kõik kuuluvad sinna samma teemasse ja siis me saame võib-olla, kui tuleb piisavalt neid, saame teha eraldi teema episoodi. Vot, aga on aeg jagada auhindu. Ma annaksin Douglase auhinna siis sellele naisele, kes oli mehega hotellitoas ja siis tuli välja, et see mees on tegelikult suhtes. Et temale siis Douglas. Mehe ja naise sõprussuhe, see oli huvitav arutelu, nii et värska vesi läheb siis sellele naisele, kes arutles enda situatsiooni üle, kus tal on siis meessoost parim sõber. Ja libido teema oli ka huvitav ja kindlasti väga laialt levinud probleem. Nii et sinule tuleb siis Elisa raamatu pooleaastane
kasutusvõimalust tasuta. aitäh, et kuulasid ja kuuleme-näeme juba järgmises episoodis.